Vaatame nüüd, kuidas regressiooni kordajat, võrandit ja siis ka vähemruutude meetod saab kasutada arvuti abil. Abiks hetkel praegu kasutame Microsoft Excelit ja siis Google Spreadsheet ehk tabeliarvutus. Sisesta andmed tabelina, pane siis ka tabeli nimetus päis, märgista tabeli ära ja andmed ehk punktipaarid ning vali lisa. Diagrammi tüüpidest vali siis punktdiagramm. Teljed saaks ümber nimetada ning siis ka panna pealkirja, aga praegu meil huvitab siin kiirpaigutus. Ja nagu sa näed, siin on erinevad võimalused ja päris huvitav on nüüd see, mis annab siis ka sulle dispersiooni kordajad, mille sa saad regressiooni kordaja ning ka võrrandi. Nüüd vaatame sama võimalus, kuid tasuta ehk vabavaralise Google Spreadsheet programmiga. Need samad andmed kopeerisin nüüd Google'i Spreadsheet. Selle jaoks on vaja Gmaili konto ning märgistan andmed ära ning panen insert, chart. Praegu kasutan ingliskeelne versioon. Ning alguseks ta sisestab tulpdiagramm, kuid üleval saaks diagrammi tüüpi muuta. Keerame alla ning otsime punktdiagramm, scatter ning graafik valmis. Kuid nüüd soovime siis saada parima sirge võrrand. Selle jaoks vajuta kahekordne klõps ükskõik mis punkti peale. Sa võid ka ümber nimetada teljed nii nagu sa tahad, aga praegu meil huvitab trendline ehk joon, mis enam-vähem ühendab neid punkteid kõige parim. Tegemist on lineaar regressiooni mudeliga. Ja nüüd meil tuleb siis otsida ka regressiooni kordajat. Selle jaoks keerame alla, paneme siis show R-ruudus ehk dispersiooni kordaja ja siis näitame võrrand. Nüüd seda võrrandi teisendamiseks saad sa õige kuju. Edu!